Tere, minu nimi on Daniel Reinaru, olen Tallinna Ülikooli nooremteadur ja Tallinna Ülikooli haridusjuhtimise akadeemia spetsialist. Ja tänases veebiseminaris on meil teemaks koolijuhtimise kontseptualiseerimine Eestis ehk õppimist toetav juhtimine. Püüame siis koos vaadata, et mida see õppimist toetav juhtimine endast kujutab ja kuidas see kontseptualiseerimine siis seni on käinud ja võib-olla ka selles osas, et mis veel ees seisab. Kui me räägime koolijuhtimise kontseptualiseerimisest või üleüldse sellistest mudelitest ja erinevatest raamistikest, siis tegelikult peamegi algul endalt küsima, et miks meil neid mudeleid vaja on ja näiteks ka juhtimise kohta mudeleid, et võid korra hetke mõelda. Kes soovib pikemalt mõelda, et siis veebiseminari puhul on hea see, et saate panna pausile, aga mõtlen siit kõva häälega kohe ka ise edasi. No tegelikult on ju väga laias laastus küsimus selles, et kas me igaüks näiteks juhtimise valdkonnas teeme nii hästi, kui oskame, pingutame nii hästi, kui oskame või tahame me kuidagi ka saada tagasisidet ja nii-öelda vaadata peeglisse ja enda tegevusi võrrelda teistega ja võib-olla ka iseendaga, ka sellega, mida me varem oleme teinud ja seada selles mõttes sihte mingisugusteks arenguteks, muuta oma tegevust. Et igal juhul, kui me tahame võrrelda, kui me tahame võtta mingisuguseid häid ideid teistelt üle, siis me jõuame ühel hetkel selleni, et meil on vaja kontseptsioone, meil on vaja mingisuguseid mudeleid. Ja sama kehtib ka juhtimise ja haridusjuhtimise kohta. Meil on ka seal vaja mudelit või kontseptsiooni, mis siis annaks meile edasi selle, et mis on ühe haridusjuhi kõige olulisemad ülesanded. Jah, neid ülesandeid saab täita ja ellu viia kindlasti väga erinevatel viisidel lähtuvalt sellest, milline üks või teine inimene on. Aga mingisugused üldised printsiibid ja tänases seminaris sellest juttu tuleb. Kui me räägime hariduse eesmärkidest ja juhtimise eesmärkidest, siis me paratamatult peame rääkima ka sellest, et millised eesmärgid siis on Eesti haridusel ja haridusasutustel üldiselt. Ja ilmselt te vaatajatena olete väga hästi kursis, et meil on olemas haridusvaldkonna arengukava ja selle üldeesmärgiks on siis seatud, et inimestel oleks tulevikus teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad teostada end isiklikus elus, töös ja ühiskonnas ning toetavad Eesti elu edendamist ja üleilmset säästvat arengut. Et selline üldeesmärk on seal seatud ja siis nii-öelda riburada mööda allapoole tuleb seal erinevaid selliseid lühemaid eesmärke ja valdkondi, kuidas siis me sellise suure katuse eesmärgi poole püüame liikuda ja kuidas haridus peaks seda fookust hoidma, mis hariduse roll on selle eesmärgini jõudmisel. Selles haridusvaldkonna arengukavas toon lihtsalt mõned sellised lõiked välja, võib-olla mis eriti hästi seostuvad selle tänase seminari teemaga. No näiteks on seal kirjas, et õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, et selline asi peaks iseloomustama meie haridust ja meie inimesi ja õppijaid, et õpivõimalused vastaksid õppijate võimetele ja vajadustele, siis haridussüsteemi kohta on toodud välja, et õpe peaks olema õppijakeskne, et õppekavad toetaksid õppijakeskset lähenemist, õppemaht ja sisu on paremas kooskõlas ühiskonna ja tööturu arenguvajadustega, õppekavade arendus ja rakendamine on tõenduspõhine ja kaasav. Need on mõned üksikud näited, mis siis tõesti võib-olla selle tänase teemaga kõige otsesemalt kokku lähevad. Aga see annab sellise sihi ja suuna tegelikult sellele, et kui me küsime haridusjuhina enda käest, et millised on minu eesmärgid, millised on need meie asutuse eesmärgid. Sellepärast, et lõpuks me peame juhinduma sellest, mis
meie nii-öelda katuseesmärk ütleb. Ja see on ju ka tegelikult hea, sellepärast et see annab meile teatud raamistiku ja teatud idee sellest, kuhu suunas me tahame kõik ühiselt liikuda. No selles tuleviku suundades ja õppijast lähtumises on ju tuttavaid elemente ja toon siin lihtsalt nüüdisaegse õpikäsitluse mõiste. Oleme sellest ju ka kõik kuulnud ja tegelikult, kui me räägime õppijakesksusest, siis see ongi üks väga selline konkreetne aspekt sellest, millest on juba ammu räägitud ja mis näitab, et tegelikult see ei ole kaugeltki midagi uut, vaid me oleme ammu nendesse suundadesse oma samme seadnud hariduses. Küsimus on nüüd selles, et võib-olla mõnest kohast me saaksime asju teha paremini, tõhusamalt, mõnedes kohtades mingisugused takistused on ees. Ja küsimus on, et kuidas me nendega hakkama saame, kuidas me saame siit edasi minna. Et ka see nüüdisaegne õpikäsitlus võiks veel paremini Eesti koolides rakenduda. Ehk siis, kuidas saame nende suurte eesmärkide suunas liikuda, see on see põhiküsimus, ja kuidas juhtimine saab mõjutada õppijate õppimist. Nüüd väga lihtsalt siis kokkuvõttes, mis meid huvitab, kui me kontseptualiseerime hariduse juhtimist ja selliseid parimaid praktikaid proovime kokku tuua, siis tegelikult meie mõõdupuuks on ju ikka see, kuidas juhtimine mitte lihtsalt ei ole hea juhtimine, mitte lihtsalt ei ole juht populaarne ja karismaatiline, vaid tegelikult meid huvitab see, kuidas juht ja see juhtimine asutuses suudab positiivselt mõjutada õpilaste õppimist. Ja sellise väga lihtsa skeemina, millega me siis tegeleme või mis on selle juhtimise nagu kõige olulisem eesmärk ja ka sellise hea juhtimise kõige olulisem eesmärk. See on õpilaste õppimine ja küsimus, et kuidas see juhtimine siis õpilaste õppimist kõige parimal viisil saaks mõjutada positiivses suunas. Ja siit me tuleme teadusvaldkonda, ehk siis teaduses erinevate riikide, erinevate maailmajagude teadlastel on tegelikult juba aastakümneid olnud see oluline uurimishuvi, kuidas me saame parandada koolijuhtimise kvaliteeti, mitte et koolijuhid ise tahaksid võib-olla teha valesid asju või kuidagi nagu keskpäraselt asju, aga teadlaste ülesanne ja teaduse ülesanne on ju heita valgust aspektele, varustada juhte ja praktikuid andmetega, ideedega, kuhu suunas võiks liikuda, kust võiks otsida neid nii-öelda kivisid kingas, et paremini edasi minna. Ja seetõttu on teaduse huviks, sellise haridusjuhtimise teaduse huviks olnud väga pikalt see, et mida siis üks hea haridusjuht peaks tegema, millised tema tegevused, millised tema ka omadused kõige tõenäolisemalt mõjutavad õpilaste õppimist positiivses suunas. Ja siin on üks väga kirju pilt lihtsalt erinevatest käsitlustest ja erinevatest teadlastest, kes on selles valdkonnas teinud tööd ja me näeme, et siin on erinevaid mõisteid, erinevaid selliseid lähenemisi haridusjuhtimisele ja siis erinevate värvidega nagu esile toodud ja kuidas nad ka omavahel seotud on, sellepärast et väga tavaline on see, et need erinevad kontseptsioonid haridusjuhtimise kohta, need on tihedalt seotud teiste sarnastega, lihtsalt mingisugused sellised rõhuasetused on erinevad. Et lihtsalt illustratsiooniks üks selline värviline pilt, mis näitab seda mitmekesisust, kui me tuleme teadusesse hariduse juhtimise kohta materjali otsima. Aga üks selline lähenemine, nimetatakse leadership for learning, on viimastel aastakümnetel üsna populaarseks saanud ja kanda kinnitanud ja võib-olla tema erisus on just see, et ta põimib mitmete varasemate juhtimiskäsitluste elemente nagu kokku ja selle kontseptsiooni või lähenemise kasutajad ütlevadki, et haridusvaldkonnas juhtimine on muutunud nii keeruliseks ja aina üha keerulisemaks, et nendest vanadest kontseptsioonidest jääb väheks, seal neid
nii-öelda häid praktikaid või fookusvaldkondi, et on nagu piiratult ja me vajame nagu midagi laiemat. Et see on nii mitmekülgne see juhi väljakutse. Ja leadership for learning on üks selline, mis siis erinevaid neid kontseptsioone ja neid olulisi osasid, mis tänapäevases maailmas on olulised, justkui püüab kokku põimida. Ja siiski, eks ole, selle leadership for learningu kõige olulisem tunnus on see, et juhtimise fookus peab alati olema õppijate õppimisel. Eesti kontekstis me kasutame selle leadership for learningu kohta väljendit õppimist toetav juhtimine. Ja võibki siis öelda, et õppimist toetav juhtimine on selline juhtimine, kus rakendatakse õppimist toetavaid juhtimisviise. Ja siin ei tasu ennast lasta eksitada, et juhtimisviisid on teisisõnu juhtimispraktikad. Ehk siis mingisugused selliste tegevuste kimbud, nagu teadlased ütlevad, mis siis moodustavad praktikad. Ja õppimist toetavad juhtimisviisid on siis, võime ka nii kokku võtta, et need on siis õppijate õppimisele kõige enam mõju omavad juhtimispraktikad, mis on olulised Eesti haridusjuhtimise kvaliteedi tõstmiseks. Ja kuidas see täpselt nii kokku tuleb, siis mul on hea meel, et minu enda ja Eve Eisenschmidti üsna värskelt ilmunud artikkel on selline, mis tegelikult on küll värskelt ilmunud, aga võtab kokku ikkagi siin viimaste paari aasta, ma julgeks öelda, tegevust ja tööd. Ja siin on hästi mitmed osapooled, kellega me koos oleme siis seda õppimist toetavat juhtimist Eestis uurinud ja püüdnud hakata sellist kontseptsiooni looma. Hästi hea meel, et meil on olnud väga hea koostöö Eesti koolijuhtide ühendusega ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga ja ka tegelikult kutsehariduse esindajatega ja ka alushariduse esindajatega ja mitmete teiste osapooltega, et kellega oleme päris palju kohtunud ja arutanud neid teemasid ja loodame, et selline hea koostöö jätkub. Et mõnes mõttes mina ja Eve oleme olnud nagu need, kes selle sisendi ja selle, mis me korjame sellelt Eesti hariduspõllult, oleme püüdnud ära vormistada. Aga tegelikult see kontseptsioon on ikkagi Eesti haridusjuhtide oma, mida me siis koos loome. Aga selles artiklis, mis siis alles hiljuti avalikuks sai, on kaks küsimust. Kaks uurimisküsimust. Esiteks, et kuidas juhid kirjeldavad oma kõige olulisemaid praktikaid edukaks kooli juhtimiseks Eestis ja kuidas juhid kirjeldavad oma praktikaid 4 õppimist toetavate juhtimisviiside valdkonnas. Ja see uuring viidi läbi, intervjuud viidi läbi kogenud koolijuhtidega, üldhariduskoolide juhtidega ja teengi lühidalt siis väikse ülevaate sellest, et mis see töö esile tõi. No kõigepealt küsimus selle kohta, et mida, kui küsiti juhtidelt, et mida siis nad toovad esile kui kõige olulisemaid praktikaid edukaks kooli juhtimiseks, siis juhid tõid välja, et see on tingimuste loomine. Või see oli üks selline teema, mis on siis ühisnimetaja nendele aspektidele, mida juhid välja tõid, et nad näevad ennast kui tingimuste loojaid või selliseid keskkonnakujundajaid. Ja teine ja kitsam teema, mis esile kerkis nendest intervjuudest, et on visiooni ja eesmärkide seadmine. Et see on selline kitsam juba, aga võt need 2 aspekti võikski siis öelda, et need on koolijuhtidel nii-öelda une pealt ka teada, et nad näevad, et need on 2 olulist nii-öelda fookusvaldkonda, mida nad peavad siis oma töös silmas pidama. Ja kui me paneme siia juurde ka selle juhtimise ja õpilaste õppimise, siis me räägime ju nendest praktikatest või sellest tegevusest või juhtimisest just selle eesmärgiga, kuidas juhtimine saab mõjutada parimal viisil positiivselt õpilaste õppimist.
Nii, aga see teine uurimisküsimus, et kuidas juhid kirjeldavad oma praktikaid 4 õppimist toetavate juhtimisviiside valdkonnas. Ja kui me küsime nii, siis kõigepealt ka põgusalt sellest, et mis need 4 valdkonda siis on. Ja need 4 valdkonda tulevad tolles samas töös kokku ühelt poolt siis teaduskirjanduse pealt ja siin on 2 olulist sellist käsitlust, et Hallingeri artikkel Leadership for Learning, Lessons from 40 Years of Empirical Research ja siis Leadwoodi Ontario Leadership Framework. Need on 2 sellist suurt, võiks öelda kontseptsiooni, mis siis seda Leadership for Learning ut on varasemalt püüdnud kokku põimida selliseks tervikuks. Ja teisalt loomulikult peame arvestama seda meie konteksti, siis teisalt on need valdkonnad, 4 valdkonda sõnastatud ka lähtuvalt Eesti haridusvaldkonna arengukavast ja Eesti hariduse eesmärkidest. Ja neljandaks on siin arvestatud ka seda, et millised Eesti konteksti puudutavad uuringud siis on, et millest meil võib-olla kõige rohkem on olnud puudus, mida me näeme, et meie juhtimises, haridusjuhtimises oleks vaja rohkem silmas pidada. Ja need 4 valdkonda on siis õppijast lähtub sihiseade, mis on kõige keskmes ja see sarnaneb ka juba sellele teemale, mis siis välja kerkis esimese uurimusküsimuse puhul, et juhid ütlevadki, et nad on sihiseaded. Aga nüüd tulebki välja, et kui me räägime õppimist toetavast juhtimisest, siis mitte igasugune sihiseade ei ole oluline, vaid see sihiseade peaks olema õppijast lähtuv sihiseade. Me tahame rohkem õppijakeskset õpet ja nii edasi, õppijakeskset haridust, siis see on õppijast lähtuv sihiseade. Nüüd selle sihiseade kõrval on oluline õppekava arendus ja professionaalse arengu toetamine, siis koolitöötajate, õpetajate professionaalse arengu toetamine. Ja need 2 valdkonda, mida siis juhtide intervjuudes selle esimese küsimuse puhul nagu välja ei tulnud, et seda kohe ei mainitud üheski intervjuus, et õppekava arendus on ka oluline juhtimise fookus või professionaalse arengu toetamine on oluline fookus. Ja 4. valdkond jällegi, et mida siis juhid ka esimeses küsimuses justkui puudutasid, see keskkonna kujundamine või tingimuste loomine, aga siin ta on siis see 4. valdkond, mis on see kõige laiem ja kus sees siis on, me võikski öelda, et siin keskel on see õppimist toetava juhtimise selline tuumik, sihiseade ja õppekava arendus, mis siis peab need sihid justkui sinna kooli ellu nagu sättima ja looma sellised struktuurid ja töökorralduse, et need sihid ja see sihiseade võiks ka rakenduda. Ja loomulikult alati igasugune sihtide seadmine on seotud muutustega, me peame olema pidevalt teekonnal, siis me vajame ka pidevalt õppimist ja seetõttu see professionaalse arengu toetamine on ka ülioluline osa tuumikust. Ja siis on kogu ülejäänud keskkond, kogu ülejäänud tingimused, mis siis ei ole üksinda või mis ei ole kuidagi eesmärk omaette, vaid tegelikult need peavadki, nad on olemas selleks, et kõik see keskne saaks toimuda. Et näiteks kui me räägime õpetajate heaolust koolis, siis see on oluline teema, aga meil sellised eesmärgid ei ole kunagi nagu eraldiseisvad, vaid õpetajate heaolu, koolitöötajate heaolu, mis on osa sellest keskkonna kujundamisest, see tegelikult on vajalik sellepärast, et õpetajad saaksid professionaalselt areneda, et me saaks koos õppekava arendada ja lõpuks lähtuda õppijast või ütleme siis rakendada või viljeleda sellist õppijast lähtuvat sihiseadet. Ehk siis selline mudel. Ja koolijuhid nendes intervjuudes tõid välja ka siis nagu konkreetsemalt, et kuidas, milliste praktikate kaudu nad neid 4 valdkonda oma töös silmas peavad, kuidas nad rakendavad. Näiteks õppijast lähtuva sihiseade all juhid nägid ennast kui kokkulepete tegijat. Nende ülesanne on vormistada see sihiseade dokumentides samuti, aga samas ka tagada, juht näeb, et ta peab tagama oma ekspertsuse
et üleüldse saada aru, et milline siht on õppijast lähtuv, et osata olla natukene nagu selline filter. Siis juhid näevad, et nende oluline ülesanne on kaasata õpetajaid sellesse ühisesse sihiseadesse ja võimaldada siis selleks tingimused ja ka struktuur. Seal on see vastutuse jagamine on olulisel kohal. Siis juhid näevad, et nende oluline ülesanne on olla kommunikeerija. Ehk siis nii töökoosolekutel, aga ka igapäevaselt, et kui on vaja, siis alati tuua need kokkulepitud sihid uuesti lauale ja näidata, kuidas me otsuseid teeme, et millest me praegu lähtume, et meil on need kokku lepitud ja kuhu me oleme teel. Ja oluline siis sealjuures kaasata ka vajadusel tiimijuhte, et koolid on ju väga erinevate suurustega, et see direktor igale poole üksinda ei jõua. Ja vajadus võib olla siis ka, et need tiimijuhid oleksid need kommunikeerijad ja selle sõnumi viia, mis tähendab, et need tiimijuhid peavad olema väga hästi ka kursis ja saama aru, et kuhu ollakse teel. Ja võimaluste loomine aruteludeks siin kommunikeerimise all ka tuli välja ühe sellise märksõnana. Ja siis neljandaks, et selle sihiseade puhul juhid näevad, et nende oluline ülesanne on ka kasutada tõendeid. Ja seal toodi välja siis nii õpitulemusi, aga ka küsitlusi ja tagasisidet. Siis õppekavaarenduse puhul juhid tõid välja, et nende ülesandeks on väärtustada õppekava, olla ka seal kommunikeerija, praktikaga seostaja. Siis nende ülesandeks on tagada regulaarsus. Et juht nagu algatab ja loob need võimalused, et õppekava saaks olla selline elus dokument. Ja võib-olla peab siinkohal veel ära mainima, et kui me räägime õppekavast ja õppekavaarendusest, et siis me mõtleme seda laialt, mitte ainult seda ühte konkreetset dokumenti, eks ole, või seda dokumendi üldosa, kui isegi veel kitsendada, vaid tegelikult tervet seda ka rakendamist, kuidas siis seda õppekava ja neid eesmärke ja seda sihti rakendatakse koolis ja see vajab ikkagi, võiks öelda, igapäevast tegutsemist, et seda monitoorida ja nii-öelda uuesti vaadata, et kuhu me oleme jõudnud ja kuhu me peaksime edasi minema. Siis jällegi õpetajate kaasajana juhid näevad ennast, et aruteluvõimalused, et välja selgitada õppekava rakendamise tugevused ja nõrkused, ja neljandaks taas on see tõendite kasutamine, mis tuleb esile. Ja siin siis samamoodi rahuloluküsitlused, erinevad uuringud, aga toodi välja ka sellist ühist teadvustatud arusaama, et kui on mingisugune vajadus, et selline arusaam võib tekkida siis ühistel koosolekutel või sellistel arutelupäevadel, kus nagu selgelt teadvustatakse mingisuguse muutuse vajadust. Siis professionaalse arengu toetamise all toodi välja, et juhid näevad, et oluline on lähtuda kooli eesmärkidest, et need peavad olema, see professionaalne areng peab hästi selgelt olema seotud, kas siis selle aasta eesmärgiga või mingisuguse kas lühema või pikema eesmärgiga, mida me koolis tahame saavutada, millist muutust me tahame ellu viia. Siis juhid näevad, et nemad on ka võimaldajad õpetajatel sellise kooliarenduses osalemiseks. Ehk siis nende ülesanne on luua võimalusi ka palga ja töökorralduse kaudu. Juhid peavad oluliseks läheneda õpetajatele individuaalselt ja seal toodi huvitavalt välja ka sellist nagu võimaliku ülekoormuse vältimist, et võib-olla osad nooremad õpetajad, kes tahavad endale võtta ka võib-olla õpingutegi kõrvalt liiga suurt koormust, et siis juhid rääkisid sellest, et lihtsalt selliseid õpetajaid on vaja hoida ja on vaja hästi läbi kaaluda, et see oleks jätkusuutlik näiteks selline suur koormus mõnel õpetajal ja nii edasi. Ehk see eeldab sellist head koostööd. Ja siis juhid näevad, et nemad peaksid tagama selle, et iga õpetajaga viiakse läbi regulaarseid arengut toetavaid vestlusi. Ja see on üks vahend, kuidas juhid nägid, et nad saavad õpetajaid paremini tundma õppida ka selleks, et siis neid mitte üle koormata. Aga samas ka, et leida õpetajate sellised isiklikud
võib-olla eesmärgid ja vajadused, et neid ka paremini kaasata kooli arendusse. Juhid nägid ennast ka tingimuste loojatena õpetajate koosõppimiseks ja koostööks ja ikka selleks siis, et õpetamist arendada lähtuvalt õppekavast ja sihiseadest, et see on hästi seotud nende eelnevate kahe valdkonnaga. Ja viimaseks keskkonna kujundamine. Juhid tõid välja, et nende ülesanne on tagada materiaalsed ja administratiivsed tingimused, et kool saaks üleüldse toimida. Aga sealhulgas ka juhtkonna kujundamine ehk siis vastavalt nendest kooli eesmärkidest, mis hetkel on olulised, kuhu järgmisel näiteks arengukava perioodil tahetakse välja jõuda, aga et vahetevahel võib olla vaja seda juhtkonna koosseisu üle vaadata ja kaasata sinna siis ekspertseid inimesi õpetajate hulgast. Siis juhid näevad, et nende ülesanne on luua turvaline ja heaolu toetav keskkond. Siis nad näevad, et nemad saavad kujundada teadlikult kooli sisekliimat ja seda kirjeldati kui sellise väärtuste ühendamine praktikatega. Ehk et need väärtused, millest me räägime, et kas me tegelikult ka neid igapäevaselt nagu elame välja või on need kaks erinevat asja. Ja siin toodi välja ka selle isikliku eeskuju olulisust, et kui me ikkagi midagi oleme kokku leppinud ja räägime, et see mingi asi on meile oluline, et siis juht ka ise näitab seda eeskuju. Juhid näevad, et nende ülesanne on kujundada kooli kogukonda, nii sisemist kui ka välist, olla avatud kohalikule kogukonnale, koostöösuhete loomine teiste organisatsioonide ja haridusasutustega, seda toodi samamoodi olulisena välja. Ehk siis need on need praktikad, kuidas nendes 4 fookusvaldkonnas, õppimist toetavate juhtimisviiste fookusvaldkonnas Eesti kogenud juhid näevad, et nad nagu parimal viisil rakendavad siis õppimist toetavat juhtimist. Ja peab veel ütlema, et need ei ole loomulikult ühegi juhi komplekt nendest praktikatest, vaid need on kokku tulnud kõikide nende intervjuude pealt. Ja seetõttu siis on ta selline assortii nagu erinevate juhtide poolt välja toodud erinevatest asjadest, mis ikkagi valdavalt, aga paljud nendest valdavalt kippusid ju loomulikult korduma. Nüüd, miks meil seda sellist kontseptsiooni või sellist lähenemist siis ikkagi vaja on? Ja üks praktiline rakendusvõimalus on näha neid õppimist toetavaid juhtimisviise kui eneseanalüüsi raamistikku. Ja me võime seda eneseanalüüsi raamistikku kasutada näiteks atesteerimise eel, mis on praegu koolijuhtide atesteerimise kavandis nõnda kujundatud ja planeeritud, et koolijuht saab siis läbi nende valdkondade vaadata oma tööd ja hiljem siis ka atesteerimiskohtumisel on võimalik saada kollegiaalset tagasisidet läbi nende valdkondade ja puudutades neid valdkondi, mis siis peaksid olema õpilaste õppimisele kõige olulisemad, et õpilaste õppimine läheks paremaks. Arenguvestlusteel samamoodi on võimalik seda kasutada, aga ka jooksvalt, mis tähendab seda, et iga nädalaselt või igapäevaselt või kui töölaud hakkab juhina muutuma nagu ülekuhjatuks erinevate tegevustega, siis on sellised kontseptsioonid ja mudelid tulevad appi, nii nagu me seda tänast seminari alustasime. Mõelda, et mis on need asjad, mida ma võin oma töölaualt praegu kõrvale panna või võib-olla ka jagada kellelegi teisele oma juhtkonnas või koolis tervikuna. Aga mis on need olulised asjad, et mis koolijuhina on nagu need, et kui ma juhin haridusasutust, kui ma juhin kooli, et siis neid ma ei saa kõrvale panna. Ja nii, ma usun, aitab see vaade juhtimisele ka sellise eneseanalüüsi kujul edasi minna ja luua selgust. Aga nüüd mul on hea meel, et meie tänases seminaris on külas ka Epp Kongas Viljandi Kaare koolist ja Epp teeb meile nüüd
väikse ülevaate sellest, et kuidas siis eneseanalüüs sellise õppimist toetavate juhtimisviiside kujul saab olla koolijuhi töövahend. Tere, mina olen Epp Kongas. Ma olen Viljandi Kaare kooli juht ja endast rääkides, siis hariduses olen ma töötanud juba ligi 30 aastat ja sellest 17 aastat olnud õpetaja ja nüüd juba 12. aasta läheb koolijuhina. Ja ma olen kogenud ja näinud ka väga erinevaid lähenemisi hariduse strateegilisele juhtimisele ja sellele, mida hariduses väärtustatakse ja kuidas siis ka haridust juhitakse ja suunatakse ja mõtestatakse. Ning see uus lähenemine, mis on praegu nimetatud õppimist toetavate juhtimisviiside all ja need osad, mis seal on, mulle tunduvad väga hästi sobituvad sellisesse kaasaegsesse õpetamis- ja õppimiskultuuri. Miks mina siin täna räägin, siis sellepärast tõenäoliselt, et ma olen need erinevad protsessid saanud, mul on väga suur au olnud need kõik läbi teha. Nimelt olen ma oma kooliga teinud läbi möödunud aastal hariduse kvaliteedi hindamise, enesehindamise HAKA ja see andis sissejuhatuseks väga hea ja väga laia vaate sellele, kuidas tänapäevaselt võiks tegelikult koolis toimetada ja mida oluliseks pidada. Ja seal mina küll koolijuhina nägin, et me väga sageli toimetame nii, nagu me oleme harjunud ja nii, nagu see on tavaks olnud. Ja üks väga oluline asi, mis vähemalt minu praktikas küll seal välja tuli ja ma arvan, et see väga paljude koolide puhul oluline, on see tõenduspõhisus. Et tegelikult koolid saavad tõenduspõhiselt palju kvaliteetsemalt ja palju targemini areneda, kui seda lihtsalt tehes nagu kuidagi rutiinselt. Ehk siis HAKA puhul me avastasime, et just nimelt me ei toimeta igapäevaselt väga tõenduspõhiselt või tõenditele tuginedes ja õppisime sealt seda, et tõenduspõhisus on hästi oluline. Ja kõik need enesehindamised nii atesteerimise juures, hariduse kvaliteedi hindamise juures tegelikult ongi sihitud sellele, et me oleksime tõenduspõhised. Vähemalt minu kogemus see on, et me seame eesmärke, me liigume nende eesmärkide suunas erinevat moodi, võimestame oma meeskonda selleks, et eesmärke saavutada, aga kui me kogume tõendeid selle kohta, kas me oleme õigel teel ja nendele tõenditele ja sellele analüüsile tuginedes teeme oma uusi samme, siis see viib meid palju paremate tulemusteni lõppkokkuvõttes. See oli võib-olla kõige suurem õppetund seonduvalt HAKA-ga minu kui koolijuhi jaoks. Olen olnud ka atesteerimise pilootprojektis osaline ja oma kogemusest võin jälle öelda, et esiteks on see väga hea ja hästi üles ehitatud minu jaoks nagu, kuidas ma ütlen, see ei ole süsteem, aga siis struktuur, missugustest aspektidest üks koolijuht oma tööd võiks hinnata ja millistele aspektidele või millistele valdkondadele üldse üks kooli strateegia võikski olla üles ehitatud. Et ma tooksin selle varasema praktika, me tegime sisehindamisi, me tegime arengukavasid sellisele väga
levinud 5 valdkonna põhisele mudelile, kus meil oli eestvedamine ja juhtimine, siis oli personalijuhtimine, siis oli koostöö huvigruppidega, siis olid ressursid ja kõige viimane oli siis õppe- ja kasvatustöö. Aga see, et õppija on hästi oluline ja õppija toetamine on ülioluline, see jäi kuidagi nagu kõige viimasele kohale ja sageli võiski juhtuda, et selle 5. punkti juurde jõudes oli juba energia ja aur ja ideed otsas ja see oli nagu tavaliselt kõige lühem. Seetõttu ma väga hindan seda praegust 4 märksõnale üles ehitatud struktuuri ja süsteemi. Ja mis minu kui koolijuhi enesehindamise praktika või siis need kogemused võib-olla kõige rohkem ma tooksin välja selle, et see on väga oluline, et koolijuht mõtestab läbi, mida tema teeb, millised on tema juhtimistegevused nende erinevate valdkondade puhul, et kui me olime hariduse kvaliteedi hindamise läbi teinud ja ma hakkasin atesteerimises osalema, siis mulle justkui tundus, et aga see on ju täpselt seesama, et see, mida me kooliga teeme, et see ongi minu atesteerimise sisu ka. Et see oli see koht, kui ma ei olnud veel nii väga nagu enda jaoks mõtestanud, vaid selline esimene emotsioon. Ja siis ma sain aru, et aga mida mina siis koolijuhina teen, et need asjad läheksid nii, nagu nad peaksid koolis minema. Ja et see ei ole tegelikult seesama, mis on koolitegevus, vaid et minul juhina peavad olema väga konkreetsed ja teadlikud tegevused selleks, et kool läheks selles suunas, nagu me kõik tahame. Ja see oli minu jaoks väga äge hetk, kui ma nagu selle piloodi juures selleni jõudsin. Ja see võib-olla ongi või ma arvan, et kogu selle atesteerimise kõige olulisem koht, et koolijuht hindab läbi, mis on need juhtimistegevused, mida tema teeb, mida tema kavandab, kuidas tema toimetab, et kool liiguks soovitud suunas. Et see on midagi, mida ma arvan, et Eesti hariduses ja koolijuhtimises ei ole väga nagu levinult rakendatud, et koolijuht ennast selliselt hindab. Nii et ma näen, et see on üks väga oluline asi selle atesteerimise juures ja selle õppijat toetava juhtimisviiside ja kõige selle teema ja selle mudeli puhul ka. Siis võib-olla natuke paar sõna oma kogemustest nende õppijat toetavate juhtimisviiside rakendamisel, mida ma siis olen järjest teadlikumalt ikkagi ka oma kooli proovinud siis sisse tuua, ehk et see tegelikult tähendab seda, et me hakkame fookuseid ümber sõnastama, et me ei räägi enam õppe- ja kasvatustööst, vaid me räägimegi, et meil on õppija, keda on tarvis toetada ja mingisuguseidki tegevusi, mida me oleme igapäevaselt harjunud koolis tegema ühtemoodi, peame hakkama natuke ümber mõtestama. Et näiteks on meil iga aasta koolis vähemalt üks projektinädal, mis tähendab siis seda, et ühele teemale või ühele probleemile keskendudes on kogu õppetöö üles ehitatud, kõik õppeained on sellega seotud ja selliseid tavapäraseid õppetunde ei toimu, vaid ongi projektitegevused. Ja tegelikult on need väga toredad ja ma näen, kuidas õpetajad pingutavad ja kui põnev neil endil ka on. Aga aeg-ajalt ma märkan, et ikkagi need tegevused on nagu selliselt valmis tehtud, et nüüd õpilane tuleb ja justkui nagu teeb selle ära, mis õpetajate poolt on ette valmistatud, aga see ei ole iga kord teadlikult niimoodi üles ehitatud, et ta peaks õppima, et kes õpib projektinädalast kõige rohkem, kui ma tagasi vaatan, siis tõenäoliselt õpetaja, mis on ka ülitore, aga õpilane on see, kes peaks nendest tegevustest õppima, ehk et
kuidas me saame selle ümber mõtestada, selle oma igapäevase toimetamise nii, et me tõesti toetame õppijat ja keskendume sellele, et tema õppimine ja areng on nagu meie tegevuse kõige suurem eesmärk. Et kuidas me saame seada fookuse nii, et me tõesti toetame seda õppijat ja tema õppimine ja see õppimisprotsess ja õppimispsühholoogia on nagu läbi mõtestatud ja teadlikult juhitud. Et see on selline veidi aegavõttev või võib-olla ka pikalt aegavõttev protsess, eks ju, et me teame, et meil on ikkagi koolides ju väga erinevate põlvkondade inimesi ja seda kõike koostöiselt kokku panna nii, et me kõik mõistame, missugused on ikkagi tänapäeva õppija vajadused. See on päris keeruline. Ehk siis õppija toetamine fookusesse on üks oluline muudatus, mida on tarvis siis koolijuhtidel kultiveerida ja olla ise eeskujuks sellega, et me saavutame usalduse kas või, et me teame, me toetame seda, me räägime sellest, me oleme ise nii-öelda eksperdid, tugineme tõenditele ja kõik nii edasi. Siis õppija toetamine tõesti kõige olulisem, siis koostöine koolikultuur on küll midagi, mida tegelikult ju on ka, mis on kogu aeg koolides hästi oluline, et ja kuidas seda mõtestatakse, siis võib-olla selline uuenduslik ja värske vaade selles osas on seesama kogukonna teema, mida võib-olla varem ei ole niimoodi sõnastatud või niimoodi mõtestatud, ja omanikutunne, mis sellega kaasneb, et see, et me midagi teeme koolides, et kõik see saab alguse sellisest heast kogukonnatundest, et me loome tähenduse kõigele ja koolijuht on see, kes peab selle keskkonna või need tingimused looma või siis tegema meeskonnaga tööd, et me oleksime ikkagi õigetel rööbastel, et mina kui koolijuht olen võib-olla kokkulepete meeldetuletaja väga, väga paljuski või midagi sellist. Et see omanikutunne ja kogukonna-tunne on igasuguse arengu juures hästi olulised ja minu jaoks toob see nii-öelda atesteerimismudel või selline sõnastus või see valdkondlik paigutus nagu selle koostöös ja koolikultuuri juures need märksõnad eriti välja. Professionaalne areng ja professionaalse arengu toetamine märksõnana hästi loomulik, hästi vajalik ja kogu aeg olnud tähtis. Aga jälle see, kuidas me võib-olla tõenduspõhiselt ja ennast analüüsides ja vaadates, kuidas meil läheb ja mis meil vaja on, leiame koos üle need kohad, et missugused on need meie vajadused, mida me täpsemalt arendame koolis, missugused on need kompetentsid, mida meil kõikidel on vaja juurde saada. Et see on jälle üks hästi oluline punkt ja mina seal eneseanalüüsi juures jälle ka püüdsin nagu alguses nuputada, et mis see minu roll ikkagi siis koolijuhina selles on, et see jälle, et me kõik meeskonnana teeme, et meeskond areneb, et meil on koolitused, meil on sellised tegevused, aga mina pidin läbi mõtlema, kes mina seal juhina olen, et see professionaalne areng on toetatud, missugused on konkreetselt minu tegevused juhina. Et see oli jälle selline üsnagi nagu värskendav ja aus sissevaade iseenda tegevusele. Ja praegu hetkel võib-olla minu poolt ongi kõik, et
ma tahan lõpetuseks öelda, et koolijuhid ei peaks atesteerimist üldse mitte pelgama, vaid pigem on see midagi, mis on väga kosutav ja väga värskendav. Vaadata ühe hea välja töötatud mudeli abil enda tegevust ja ennast hinnata ise, et ilma, et keegi kõrvalt seda võib-olla siis kritiseeriks, et see on vale või see on midagi muud, kui sa hindad. Et minu jaoks on selle väärtus just see, et sa vaatadki, mida sa ise oled teinud, kuidas sa ise ja mida sa ise oled väärtustanud ja missugused on sinu järgmised arengusuunad või isiklikud arengusammud, millele sa peaksid rohkem tähelepanu pöörama, et ikkagi see on hästi oluline erinevus võib-olla jälle mingite varasemate mudelitega. Julgelt kõik koolijuhid osalege atesteerimises ja ärge peljake uusi asju. Aitäh selle võimaluse eest, et ma sain osaleda ja jaksu kõigile. Ja tänase seminari viimases osas vaatame seda, et mida me teame juba praegu uuringute põhjal, tegelikult siis täpsemalt Tallinna Ülikooli 2024. aasta kooliuuringu põhjal õppimist toetavatest juhtimisviisidest. Ja tõesti õppimist toetavate juhtimisviiside küsimustik oli selles uuringus sees ja see uuring sedapuhku oli suunatud nii õpetajatele kui juhtidele. Ja see esimene kena joonis näitab meile siis õppimist toetavate juhtimisviiste nüüd küll 5 valdkonda, sest et analüüside tulemusena selgus, et see, mida me ennist nimetasime keskkonna kujundamiseks, siis kooliuuringu andmete põhjal justkui tundus, et läks nagu 2 eraldi faktoriks. Ja kohe seda siit joonise pealt aitangi teil paremini mõista. Et kui me näeme siin tulpasid, siis SS tähendab sihiseade või siis õppijast lähtuv sihiseade. ÕK on õppekava arendus, PR on professionaalse arengu toetamine ja nüüd need KV ja KS on nii, et KV on väline keskkond ehk siis sellise toetava välise keskkonna kujundamine ja KS on toetava kooli sisemise keskkonna kujundamine. Ja te näete, et mõnedel siis nendel täheühenditel on selline tärnikene juures. See tähendab seda, et need on statistiliselt olulised tulemused, kui me räägime erinevustest ja erinevustest siin joonisel siis juhtide ja õpetajate hinnangute vahel. Ehk siis nii juhid kui õpetajad said küsimustikus anda oma vastused, vastata, et kuivõrd nad tunnevad juhtkonna panust ühes või teises õppimist toetavate juhtimisviiside valdkonnas. Seal olid siis sellised väited seal uuringus ja nendele väidetele tuli vastata, et kuivõrd ma olen nõus või ei ole nõus siis selle väitega, et meie koolis asjad nii on. Skaala oli siis 1-5 ja iga küsimuse puhul sai vastata ka või iga väite puhul sai vastata ka, et ma ei tea. Ja me näeme, et läbivalt juhid on andnud pisut kõrgemaid vastuseid, et me vaatame siin Eesti keskmisi kooliti need tulemused erinevad kindlasti, aga Eesti keskmiste pealt öeldes, et jah, keskmiselt läbivalt juhid hindavad pisut kõrgemalt kõikides valdkondades, et nad nendesse panustavad ja õpetajad siis pisut madalamalt, aga see erinevus statistiliselt oluline on siis õppijast lähtuva sihiseade puhul, õppekava arenduse puhul ja sellise toetava sisemise keskkonna kujundamise osas. Ja kõige suurem see erinevus õpetajate ja juhtide hinnangutes on just see sisemise keskkonna kujundamise osas. Sisemine keskkond, seal olid väited näiteks, et kooli juhtkond pöörab tähelepanu siis koolipere kujundamisele selliseks ühtseks kogukonnaks.
ja juhtkond siis kujundab, et kooli juhtkond kujundab siis selle sama juhtkonna vastavalt kooli eesmärkidele ja vajadustele. Ja noh, sellised väited ühesõnaga toon siin näiteks. Aga üldiselt kõik need keskmised tulemused on, võiks öelda, üle selle skaala keskpunkti. Ehk see keskpunkt on siis 3 ja kõik need ulatuvad ikkagi üle selle skaala keskpunkti ehk selles mõttes võiks öelda, et on üsna rõõmustav tulemus. Nüüd õpetajate vastused koonduvad koolide kaupa märkimisväärselt, viidates jagatud kogemusele. See tähendab tõesti seda, et on näha, et teatud koolides õpetajad, ühesõnaga, et siis koolide kaupa õpetajad vastavad sarnasemalt, mis viitab ka tugevasti sellele, et on mingisugune selline ühine kogemus, mida õpetajad siis ühes koolis justkui tajuvad. Ja oluline osa sellest ühisest kogemusest on ju ka see kogemus, mis tuleb juhtimisest, ehk siis kõik see, mis on nagu juhtimise kujundada. Mis tähendab, et see skaala selles mõttes nende tulemuste põhjal väga hästi on tundlik sellisele juhtimise aspektile või just sellise nagu kollektiivsele mõjule, mingisugusele ühisele mõjule, mida ühes teises asutuses kogetakse. Siis mõned näited on veel, mida siis need õppimist toetavad juhtimisviisid või siis õigupoolest õpetajate hinnangud õppimist toetavate juhtimisviiside rakendamisele nende koolis, mida see ennustab. Ja näiteks üks alati põnev teema on ju tööga rahulolu. Ja tulebki välja, et kõige tugevamalt ennustab õpetajate tööga rahulolu see, milliseid hinnanguid õpetajad annavad siis juhtkonna panusele õppijast lähtuvasse sihiseadesse. Sealhulgas väidetes oli siis näiteks õpetajate kaasamine sellesse sihiseadesse, aga ka tõenditele tuginemine ja need samad aspektid, mida ma varasemalt juba siin kohtumisel ka olen välja tõin. Ja teiseks sisemise keskkonna kujundamisse, sealhulgas siis vestluste läbiviimine, koolikogukonna kujundamine, juhtkonna kujundamine. Need on nagu kõige tugevamad ennustajad sellele, kuidas need õpetajad on ka rahul oma tööga, ehk siis mida kõrgemaid hinnanguid õpetajad andsid nendele õppimist toetavate juhtimisviiside valdkondadele, seda suurema kindlusega nad olid ka rahul olevamad oma tööga. Ja tegelikult need statistiliselt olulised seosed või õigemini statistiliselt oluliselt ka professionaalse arengu toetamine ja ka välise keskkonna kujundamine ennustavad seda rahulolu. Seal on küll see tugevus natukene nõrgem, nagu siit jooniselt on näha, aga siiski, et sellel joonisel on siin välja toodud siis ainult need aspektid õppimist toetavate juhtimisviisidest, mis siis statistilise olulisusega ennustavad seda rahulolu. Nagu me näeme, et õppekava arendus siin statistiliselt olulist kaalu ei omanud. Ja teiseks, õpetajate töö motivatsioon, ka selline üsna üldine, aga vajalik indikaator. Ja kui me siit seda sisu proovime nagu lahti kirjeldada, et siis sellist ma saan hakkama tunnet ennustavad õpetajate hinnangud õppijast lähtuvale sihiseadele ja nende professionaalse arengu toetamisele, mida kõrgemalt nad tunnevad, et juhtkond seda sihiseadet koolis viljeleb ja ka sellist õpetajate professionaalse arengu toetamist viljeleb, et siis on õpetajatel ka nagu rohkem tunne, et nad saavad oma tööga hakkama, ma saan hakkama. Töö tunnetatud väärtust ennustavad õpetajate hinnangud õppijast lähtuvale sihiseadele, tunnetatud tööga kaasnevad kulu ennustavad siis küll negatiivselt õpetajate hinnangud professionaalse arengu toetamisele ja kooli sisemise keskkonna kujundamisele. Ehk et näeme, et õppimist toetavatel juhtimisviisidel on siin samamoodi oluline kaal, võimaldavad ennustada siis motivatsioonilisi aspekte. Ja siin näeme, et siis siin on küll need ingliskeelsed lühendid jäänud sellele joonisele, aga see CD on siis õppekava arendus, mis ei oma siis
olulist kaalu ja väline keskkond, mis samamoodi siis ei oma olulist kaalu siin. Aga need on mõned nopped Tallinna Ülikooli kooliuuringust ja tegelikult mul on hea meel anda teile siit nagu väike vihje külastama Tallinna Ülikooli digiriiulit. Ja digiriiulis on kokku võetud siis möödunud aasta sügisel õpetajate lehes ilmunud sõnumid kooliuuringust. Selline väikene seeria oli seal, väikeste kirjatükkide seeria, kus siis võtsime kokku erinevad teadurid Tallinna Ülikoolist ja erinevad osapooled, kes ühe või teise uurimishuviga on, võtsime kokku erinevaid tulemusi ja proovisime need siis võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt teha loetavaks, mida siis kooliuuring meile hariduse juhtimise kohta ütleb. Ja nüüd on hea meel öelda, et digiriiulis on olemas selline kokkuvõttev dokument, kus kõik need sõnumid, kõik need tekstid on kokku pandud ja neid on võimalik, seda on võimalik sealt igal ajal uuesti üle lugeda, ehk siis sealt on võimalik leida veel teisigi aspekte ka nende samade õppimist toetavate juhtimisviiside kohta, et kuidas selle kooliuuringu põhjal tuleb välja, et nende roll on oluline, miks meil on mõistlik nendest rääkida ja miks selline koolijuhtimise, haridusjuhtimise kontseptualiseerimine on paljulubav ja loomulikult meil on hea meel siin Tallinna Ülikoolis selle kontseptsiooniga tööd edasi jätkata. Aitäh teile vaatamast, loodan, et te saite siit mõtteid, mida edasi mõelda ja kohtumiseni.